Tere! Käes on siis esimese videoaeg, selle video nimi on siis 1.1 ja ettevõtlus ja ettevõtja olemus ja natukene ka räägimegi, miks on ettevõtlus see, mis ta on. Ja kui te võtate kõrvale ka selle õppematerjali, siis seal on nagu väga vahvalt defineeritud kõik olulised märksõnad ettevõtluses ja nende definitsioonide põhjal tegelikult ma jõudsin järgmise lauseni, millega ma tahakski alustada seda ettevõtluskoolitust, seda rännakut koos teiega. Et ettevõte on majanduslikult iseseisev juriidiline isik, mille kaudu ettevõtja ettevõtlikult tegeleb ettevõtlusega. Et kui me vaatamegi seda nagu mõistet, mis see tähendab? Ettevõte on siis tavaliselt sihuke majandusüksus või juriidiline isik. Ta on iseseisev, sellepärast et tal on oma vara, tal on oma kohustus, omad õigused, nii et ja miks ta ongi juriidiline isik on sellepärast, et sina oled füüsiline isik ja ettevõte on lihtsalt see juriidilisest isikust vorm, mille raames sina füüsilise isikuna saad tegutseda. Ja on ka loomulikult füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlusvormina olemas. Nendest me räägime täpsemalt järgmistes plokkides, kus on teemaks siis ettevõtlusvorm. Aga praegu siis keskendumegi sellisele nagu mõiste paika loksutamisele. Nii, ettevõtja oled sina, kui sul on oma ettevõte. Et tihti aetaksegi segamini ka, kui me loeme erinevaid artikleid ja uuringuid, siis ka on oluline märgata seda erinevust, et ettevõtja, et kui on jutt ettevõtjast, siis tihti on jutt inimesest, kes tegeleb ettevõtlusega. Ja ettevõte on siis see juriidiline vorm, mille kaudu ta tegeleb selle ettevõtlusega. Et ettevõtja on siis, on need inimesed, kes tegelevad. Et kuidagi teistmoodi ei saa seda öelda. Ja tegelikult ka ettevõtluse arendamise sihtasutus on ära määratlenud, mis need omadused võiks olla, et sinust saaks edukas ettevõtja. Et EAS-i kodulehel on see kõik olemas. Et loomulikult on sihuke nagu esimene märksõna on tegelikult loovus või siis vaimne võimekus, analüüsivõime. Et tegelikult ettevõtluses ettevõtjana on väga oluline loovus, et ükskõik mis valdkonnas, ka raamatupidamises olen mina väga loov. Ja loovus kuulub minu elu juurde, igapäevase elu juurde ja loov oled ka igasuguses ettevõtlusega seotud protsessis. Et kas siis alates, kuidas nagu müüa oma tooteid, mis koolitusi ma teen, mis klientidele ma mida räägin ja nii edasi. Kuna ma mingit meeskonnaliiget endale otsin ja kellega ma teen koostööd, et need ongi loovad otsused kogu aeg ja kogu aeg genereerib su peakeses erinevad valikud ja sa järjest otsid loovaid lahendusi oma probleemidele. Teotahe, tahtejõud. Et see on nagu oluline märksõna tõesti, et ettevõtja on keeruline olla, kui sa ainult mõtled. Ettevõtlikkus on isikuomadus, mis on oluline ka ettevõtjal, et oleks olemas. Ja teotahe toetab seda ettevõtlikkust. Et väga palju ma kohtangi inimesi, kes ainult mõtlevad ja nad on hullult head spetsialistid ja nad oleks väga edukad ettevõtjana. Nad on väga põhjalikud, nad mõtlevad asju läbi, analüüsivad ja nii edasi, aga neil puudub see üks torge, mis suunaks neid liikuma. Ja siin tulebki tihti mina mängu oma teotahte ja ettevõtlikkusega ja siukse
tulise energiaga, kes siis paneb need inimesed liikuma oma mugavustsoonist välja. Vastutusvõime. Minu jaoks on ka ettevõtjaks olemine ei ole midagi eraldi seisvat minu igapäevaelust. Ma olengi ettevõtja, ma olen 24/7 ettevõtja ja vastutusvõime olenemata sellest, mis valdkonnaga ma tegelen, kas ma lähen lastele lasteaeda järgi või siis lahendab mingi kliendi probleemi. See on üks osa, mis on minu osa, et nagu ka ettevõtlikkus. Et vastutus, et ma võtan vastutuse iseenda elu eest, iseenda valikute eest ja tihti see eristab ka tõesti, et kui ma olen töötanud juhina, siis väga hästi on näha seda vastutuse teemat, et töötajad tihti ei võta vastutust sellisel määral, kui juht võtab või siis ettevõtte omanik või juhatuse liige. Et see vastutus eristab ettevõtjat töötajast kohe kindlasti. Siis suhtlemisoskus ja diplomaatia võiks öelda siiamaani. Et see on tegelikult üks oluline võtmesõna, mis mängib rolli, et kui diplomaatiline sa suudad olla, kui hästi sa suudad suhelda oma klientide ja koostööpartneritega. Ja enesekindlus koos otsustusvõimega, usk endasse, optimism, julgus otsustada. Ütleme nii, et kui ma loen neid asju, ma saan aru, millest nad räägivad. Ja ideaalsetel päevadel, ideaalses elus ma olekski selline, aga enesekindel ja otsustusvõimeline. Aga tegelikult ettevõtjana ja ka inimesena me kogu aeg kasvame, et meil ei ole niimoodi, et me oleme kogu aeg enesekindlad, me suudame otsustada, teha õigeid valikuid. Oi, ma olen valesid valikuid ka teinud, aga tollel hetkel need olid õiged valikud. Sest et see oli see info, mis minul oli ja see tunne, mille põhjal ma tegin need valikud, oli õige. Kuigi pärast ma võisin neid kahetseda, aga siis tuli loovalt juba otsida uus valik, mis mulle sobib, et seda probleemi lahendada. Ehk siis enesekindlus koos otsustusvõimega minu jaoks nagu ei ole nii märgiline, pigem ongi see vastutusvõime kõige tähtsam, et sa võtadki vastutuse, et ei hakka teisi süüdistama, vaid see oli sinu valik. Eesmärkide seadmise oskus. Et ja valmisolek riskida. Tegelikult lugesin ühte raamatut Originaalsus. Äripäeva kirjastus andis välja eelmine aasta, et originaalsus. Ja seal oli just tegeldud selle müüdiga, et eeldatakse, et ettevõtjad on riskialtimad ja originaalsemad. Originaalsemad nad on, aga riskialtimad nad ei ole. Seepärast, et ettevõtja tegelikult väga põhjalikult analüüsib kõik oma peakeses või ka oma meeskonnas ära, mis riskid on, mis otsused on, sest tema võtab vastutuse iseenda elu eest. Ja ta julgebki vastutada ja teha neid otsuseid. Et riskialtim ma ei ütleks, et see on nagu oluline. Tegutsemine, see on oluline. Ehk siis, kui sul ei ole tegutsemist, siis sa ka ei julge mitte midagi teha. Olenemata, kui palju riske või riske sul ei ole selles hetkes. Ja AGER ehk siis uuringu järgi on selline Euroopa tasandil siis uurib just seda ettevõtlikkust ja Eestis tegelikult on päris äge seis. Et üle aastate 2018 aasta, mis siis lõppes, oli kõige kõrgem protsent neid inimesi, kes unistasid ettevõtjaks saamisest. Minu jaoks on see nii äge, sellepärast et ma arvan, et 100 inimesest või 2 on sellised inimesed, kes ettevõtjana tegelikult neil on keerulisem elu kui töötajana. Ülejäänud inimesed tegelikult võikski olla ettevõtjad. See on tegelikult ka üks siuke nagu müüt, millega ja hästi palju hirm on seotud just ettevõtlusega ja ettevõtjaks hakkamisega.
et sa kardad, et sa ei saa hakkama ja loodakse enda ümber sihuke suur mull, mis kõik ideaalset asja ettevõtja peab tegema ja nüüd, kui see ei juhtu, siis ta on läbi kukkunud, siis tuleb pankrot ja siis tuleb kuskilt ma pean raha tampima sisse ja nii edasi. See võib nii olla, kindlasti on ka olnud ja mul endal elus on ka olnud, aga see õpetabki sind inimesena. Et ma julgen väita, et ettevõtjaks olemine on kasvatanud mind sama palju kui näiteks emaks olemine. Et mind kui inimest, sellepärast et kuidas ma ütlen, et ettevõtjaks olemine tähendabki midagi, sa vaimselt kogu aeg kasvad, arened, sellepärast et ettevõtja elu ei ole kogu aeg nagu lill, on ju, et eriti kui sul on ka töötajad, et siis nendega suhtlemine või siis kui on probleeme peab ikkagi juht lahendama ja nii edasi. Aga see kasvatab sind inimesena tohutult. Nii et kui sa tahad siin elus midagi nagu vägevat luua, mitte niisama vegeteerida, siis hakka ettevõtjaks. Sest see on see väljakutse, mis kasvatab sind inimesena, ma julgen sama palju kui näiteks emaks saamine öelda. Ja mul on väga hea meel, et nii paljud eestlased mõtlevad, et ja 41% nendest 52 usuvad, et nad saavad ka hakkama. See on nagu väga tähtis aspekt, et nad tõesti usuvad, et nad saavadki hakkama sellega. Ja et ümbritsev keskkond soosib tegelikult ettevõtlust kui sellist. Ja seal uuringus ongi välja tulnud ka see, et nad usuvad, et ümbritsevad sõbrad, lähedased, tuttavad, toetavad neid. Ja seda on ka väga hästi näha. Et oma nagu teel ettevõtjana ongi nagu see tugi, millele ma nagu olen, kes toetavad mind, ongi mu tuttavad sõbrad ja nendest kasvavad minu sõbrad. Et kui me alustame äri või ettevõtlusega tegelemist, siis järjest rohkem süvenevad need sidemed. Aga see oleneb ka ettevõtlusstiilist, et sellest me räägime ka järgmistel peatükkidel. Et tihti me mõtleme oma vaimu silmas või selles mullis väga konkreetset ettevõtlust. Aga neid on tänapäeval väga ägedaid erinevaid stiile, vorme. Et kui me juriidiliselt räägime ainult osaühing, FIE, aktsiaselts või siis mikro, väike, siis tegelikult on veel palju rohkem vorme ettevõtlusega tegelemiseks, mida nagu kuskil seadustes pole kirjas, aga mille peale me siin koolitusel nagu mõtleme, et sa saaksid ennast ära määratleda, milline ettevõtja sina tegelikult tahad olla, milline sinu ettevõte on ja mis vormi ettevõtlusega sina hakkad tegelema. Nii, ettevõtlikkus, ma natuke mainisin, on see isikuomadus. Et Euroopa keskmine, natukene isegi kõrgem on Eesti ettevõtlikkus, ehk siis isikuomadus. Isikuomadus, karjäärinõustajad ütlevad, on see, millega sa tegelikult sünnid juba. Et isikuomadusi sa saad natukene nagu nihutada. Kui sa sünnid rõõmsameelsena, siis sa saad elu jooksul natukene kurvameelsemaks muutuda või siis vastupidi, oleneb, mis elu sa elad, aga üldiselt see nagu on paika pandud. Ja ettevõtlikkus ka tegelikult suhteliselt suures plaanis on, sa saad arendada endalt seda, aga see, kas on või mitte, mina usun, et see on nagu juba nagu hällist paika pandud. Ja see on nagu hea teada, et Eestis on seda ettevõtlikkust kui isikuomadust palju. Ja järjest rohkem ka tegelikult tuleb see ettevõtlikkuse suund lasteaedadesse, koolidesse, algklassidest alates. Mul on 7-aastane, kes väga täpselt teab mõistet äriplaan. Ja ükskord, kui ma siin nõustasin ühte naist, et tema äriplaani, ütlesin lapsele, et nii, et see tädi tuleb emele külla, et ma õpetan, kuidas äriplaani kirjutada. Siis 7 aastat. Ma tean ise, kuidas seda äriplaani kirjutada, ma õpetan hoopis teid. Ja see on nii äge asi, mida toetada. Mina emana ja ka ühiskonnas, mida võiks toetada, ongi see ettevõtlikkus ja selle arendamine lapsest peale. Miks? Miks see nii oluline on?
Just nende asjade pärast, mis ma enne rääkisin, millised ettevõtjad on. Nad võtavad vastutuse, nad on loovad, nad on suhtlejad, nad oskavad eesmärke seada. Noh, kes ei tahaks sellises ühiskonnas elada ja kes ei tahaks, et sellised lapsed kasvaksid Eesti ühiskonnas. Mina küll tahan. Nii et ja ärge arvake, et teil seda ettevõtlikkust ei ole, kui te juba siin olete, siis on see teil olemas. Ja tegelikult see ei ole mingi sihuke ainult valitutele osaks saanud omadus. Me oleme Euroopa keskmised ja Eestis on see täiesti olemas see isikuomadus ja ka sinul. Ja ettevõtlus ongi siis see tegevus tulu eesmärgil, mõned ütlevad ka kasumi eesmärgil, millegi tegemine. Nii. Ettevõtluse stiilist räägime. Leidsin ühe Piotr Seljoni bakalaureuse töö, just tehtud 2018 aastal. Tartu Ülikoolis vist oli see. Õppematerjalis on terve link ka teile, et kui te tahate lugeda, see on väga nagu põnev. Mulle meeldis, et oli tehtud intervjuu elustiili ettevõtjatega ja nende põhjustest, et miks nad motiivid, miks nad alustasid ettevõtlusega. Ja siin ongi natukene nagu juttu sellest, et milline on sinu ettevõtlusstiil. On olemas erinevaid stiile. Nagu te näete, ongi siis orienteeritus elustiilile või orienteeritus majandustulemustele. Et elustiili ettevõtja on selline vahva ja uus mõiste. Mis see endast tähendab? Mis see sisaldab? See tähendab seda, et sinu ettevõte lubab sul olla sina ise kogu aeg 24/7 ja tegeleda sellega, mis sulle meeldib ja see on sinu elustiil. Mina olen nagu kogu aeg ettevõtlust selliselt näinud. Et alguses, kui ma noorena alustasin, siis võib-olla nii täpselt mitte, aga järjest enam mina lähtun ettevõtluses rõõmust, mida see ettevõte mulle pakub. Kui ta enam mulle ei paku rõõmu, siis ma muudan oma ettevõtet. Kuskil ei ole kivisse raiutud seda, et kui sa asutad oma ettevõtte, siis sa pead 20 või 30 aastat sellega taagaga elama. Sul enam see ettevõte mitte midagi ei paku, aga taak on kõva. Tegelikult ei ole nii. Julged ettevõtjad muudavad oma ettevõtet enda nägu kogu aeg. Juhul, kui sinu eesmärgiks on see elustiili ettevõtlus. Kui sul see klassikaline ettevõtja ehk siis majandustulemusele, siis sa müüd oma ettevõtte maha. Kui see enam sulle ei paku, on minu nägemus. Et nii on. Ja ma lugesin ka ühte raamatut, näitan siin Äritegemise rõõm, nii tõmbas fookusesse elus see Simone Milasas. Ta on natukene sellise teistsuguse kogukonna raamat, Access Barsi kogukonna raamat, aga millegipärast minu jaoks siin raamatus läksid kõik asjad nagu loksusid paika. Ma sain aru, et ma olengi normaalne ettevõtja. Sest et tihti räägitaksegi sellest, et ettevõtlus on siuke tõsine ja sa pead rügama ja kogu aeg rükad ja kogu aeg sa riskid ja su raha on kuskil kogu aeg ja nii edasi ja kardad oma raha kaotamise pärast ja kas ikka kõik õnnestub. Tegelikult ettevõtlus peab pakkuma sulle rõõmu ja sa pead järgima seda rõõmutunnet. Et see on see minu nagu üleskutse ka teile, et see äriplaan ei oleks sellepärast, et tunnete kuskilt väljaspoolt, et võt nii, ma pean seda tegema sellepärast, et ühiskond survestab mulle seda. Seda nimetatakse küll vajaduspõhiseks ettevõtluseks, et sul on nagu vajadus iseendale luua töökoht ja nii edasi. See vajadus on okei. Luua ongi vaja endale töökoht. Aga tõmba see motivatsioon väliselt sisemisele. Et kui meil on ju kahte viisi on meid võimalik motiveerida. Sisemine motivatsioon ja väline motivatsioon.
Sisemine motivatsioon kokkuvõtlikult, seal on veel 4 alamliiki, aga suhteliselt ma tahan on see märksõna, mis on sisemise motivatsiooni märksõna. Ma tahan neid asju teha. Ja väline on see, et ma pean. Ma ei ütle, et ettevõtjana sa kogu aeg nagu oled, ma tahan. Sa tunned ka ikka vahepealt, et väljast tuleb, ma pean. Aga see, ma tahan, on 80% sinu igapäev. Et need protsessid ja äriplaani kirjutamise ajal ka ma julgustan teil otsima neid protsesse, mis sinu jaoks on ma tahan ja need protsessid, mis ma pean, on nende jaoks me otsime koostööpartnerid. Ja läbi selle me arendamegi ärimudeli tegelikult rõõmsamaks sinu jaoks, kui naiivselt see võib kõlada, aga tegelikult see on nii. Ja see on ka jätkusuutlikum. Mida rõõmsam ja positiivsem sina oma ettevõttes oled, seda jätkusuutlikum ja finantsiliselt kasumlikum see ettevõte on. Ma olen täiesti veendunud selles, et raha tuleb rõõmu järgi. Raha ei tule vingumise juurde. Et raha tuleb rõõmu juurde ja see tähendabki seda, et kui sina naudid seda, mida sina teed, siis ongi kõik hästi. Nii kui sa ei naudi seda, siis ükskõik, kuidas sa pingutad, ikka kõik läheb luhta. Et see on ka see, et ma olen 15 aastat tegelikult noorsootöös üldse tegutsenud ja 3. sektoris, siis seal on see, mida ma noortele õpetasin. Et järgige oma kirge ja järgige oma rõõmu ja tehke sellest oma elustiil ja oma elustiil ettevõte. Ja motivatsioonist me rääkisime. Ja sa võidki enda jaoks mõelda ka, mis on see, mis sind motiveerib. Mis sind motiveerib alustama ettevõtlusega. Ja koduses töös kontrollküsimustikus ma palun ka mulle need vastused saata. Sellepärast minule koolitajana väga oluline teada, mis on sinu ma tahan. Mitte see, ma pean, vaid mis ma tahan. Ja lähtudes sellest me teemegi sinu äriplaani. Ja teises plokis me võtame veel rohkem lahti seda ma tahan ja sinu sisemist maailma ja elu, et selgitada välja sinule sobiv elustiil ettevõtlus. Kui sa soovid, su kindel soov on majandustulemustele orienteeritud ettevõtlus, siis see on ka okei. Aga siin on täpselt sama loogika, et muuda see võimalikult rõõmsaks enda jaoks. Et see mudel toimiks nii, et sina saad olla ka sina ise seal ka majandustulemusele orienteeritud ettevõtluses. Ja siis see sama bakalaureusetöös on väga hästi välja tulnud, et tema uuringus osalejate jaoks ongi see tegevusvabadus, see motivatsioon, iseseisvus, eneseareng ja eneseteostus. See on see, millest ma rääkisin ka, et see eneseareng, eneseteostus ja see loovus ja see on nagu see, miks ettevõtjaks üldse hakata, tasub mõelda. Ja tegelikult huvitav on ka see, et motiividest ainult ei piisa. Tihti meie elu lükkab meid millegi suunas. Ehk siis neid nimetatakse ka nihkesündmusteks. Ja seal uuringus oli näha need kooselu alustame, lapse puhkus, laste täisealiseks saamiseks ja elukoha vahetus. Et need on need nihkesündmused, mis panid need motiivid inimese jaoks tegudesse. Ehk siis ta alustas ettevõtjaks ettevõtlusega. Et ja sai ettevõtjaks. Et mõtle enda jaoks ka, et kindlasti neid nihkesündmusi te teate, et kas see ongi siis kolimine või siis naistel on tihti see lastega seotud. Et minu põhifookus ongi tegelikult nendel naistel, kes on väikeste lastega kodus ja nad saaksid kasutada maksimaalselt seda võimalust luua oma ellu rõõmu läbi ettevõtluse selle vanemahüvitise perioodi ajal. Sest olgem reaalsed. Et mul on 2 väikest last, nii et ma tean, millest ma räägin. Et olgem reaalsed, kui sul on 2 väikest last, siis kuskil 40 tundi nädalas töötada pole nagu nii vaimselt kui füüsiliselt võimalik.
sellepärast, et talveperioodil Eestis vähemalt on niimoodi, et septembrist hakkab pihta ja märtsis lõpeb haiguste periood. Esimesed aastad nad on pidevalt haiged, on ju. Võib-olla mõnel on rohkem vedanud, mul on ka suhteliselt terved, et neil on nohu tavaliselt põhiline haigus. Ja siis lähevad kooli. Kool kestab 12:30, on ju. Mul sügisel läheb kooli. Et pikapäevarühm on ju. Et reaalsus, millega mina olen leppinud, on reaalsus see, et mina teen töötunde nädalas 20–25. Seepärast, et nii on vaimselt ja füüsiliselt kõige mõistlikum minu jaoks. Ja nii on ka tasakaalus pere ja ka töö ja eneseteostus. Et minu jaoks töö mõiste ongi tööalane eneseteostus, et ei ole olemas eraldi kuskil nagu töö mõistet ja siis eneseteostus, need ongi nagu minu jaoks koos. Et ja see ei tähenda, et ma peaks vähem teenima. See tähendab seda, et minu eesmärk on selle 20 töötunni jooksul või 25 tunni jooksul teenida endale sobiv sissetulek. Ja see on väga hea lähtepunkt ja motiivne eesmärk, mille poole liikuda. Ehk siis see on see, mida ettevõtlus tegelikult lubab. Et kui mul vahepeal on tunne, et tahaks minna kuskile palgatööle, kõik tundub nii kehvasti, on ju. Ja siis ma vaatan seda tunni hinde, mis palgatööl inimene saab, siis mul kaob kohe motivatsioon ära. Siis ma rohkem hakkan pingutama ettevõtjana selle nimel, et mul oleks ikkagi see sissetulek, mida ma tahan nende töötundide juures, mida mul on mõistlik teha. Minu eesmärk ei ole rügada. See võib-olla kõlab nagu siukselt, tean, et osad inimesed ei pruugi seda mõista. Ja see info kindlasti teile ka on natukene siuke, võib-olla ei ole selline, mida te ootate ettevõtluskoolitusel. Et tavaliselt räägitakse väga juriidiliselt ja vormiliselt ja mul on koolitusmaterjale küll ja küll internetis täpselt samamoodi ettevõtluskoolituses ja ettevõtluse olemuselt räägitakse väga nagu siukselt. Aga see on see sõnum, mida mina tahan, et teie tunneksite. Et sa ei pea rügama hulluks, sa peadki leidma selle tasakaalu oma igapäevaelu ja see ettevõtlus peab sulle rõõmu pakkuma ja see on sinu elustiili osa. Ja mitte nagu, kuidas ma ütlen, kahjuks ma näen väga palju ettevõtjaid, kes eriti mikroettevõtjaid, kes ettevõte liigub ees ja nemad lihtsalt juhina lohisevad taga. See on nii kurb vaadata, sellepärast, et tegelikult ettevõtlus peaks pakkuma rõõmu. Aga tihti inimestes ei ole seda julgust seda muuta, sest nad on kinni selles nagu raamis. Ja see on see, mida ma tahan teile kohe alguses selgeks teha, mida ma teen oma naistele selgeks, kes tulevad mulle ettevõtlusprogrammi. Ettevõtlus on rõõmuallikas ja sa töötad nii palju, kui sina valid töötada ja sa paned paika oma finantseesmärgi ehk siis kui palju sa soovid ühes kuus teenida nende töötundide raames ja hakkad liikuma sinnapoole. Lihtne on ju. Vaatame, kuidas pärast praktikas on. Aasta pärast küsin teie käest, kui te olete juba ettevõtjad, kuidas praktikas on. Nii. Ja nihkesündmustest rääkisin, motiveerimisest rääkisin. Ühest mõistest ma tahan veel rääkida, mis sobib väga hästi elustiili ettevõtlusega kokku, on ettevõtlusvabadus ja finantsvabadus, millest järjest rohkem räägitakse ka ettevõtluse juures. Et Erik Edmitias on see koolitaja, kellel on isegi Business Freedom Academy, ehk siis tema koolitabki ettevõtlusvabaduse poole nagu pürgijaid ja õpetabki, et kuidas sa saad olla ettevõtlusest vaba. Sul on 2 varianti. Et üks variant on ettevõtlusvabadus selline, et sa müüd oma ettevõtte maha või siis sinu roll on väga-väga väike seal. See ettevõte toimib ilma sinuta ja sa saad ikkagi nagu passiivset sissetulekut ehk siis raha, et kõik asjad toimivad ilma sinuta ja raha muudkui tiksub. Et see on üks suund.
mille poole võiks liikuda, kui on huvi ja soovi ja tahet. Teine suund ongi siis see, et ettevõtlusvabadus on ka täpselt see, et kui sa teed 90% sellest, mis sulle pakub rõõmu oma ettevõttes. Ehk siis, kui sa suudad teha ainult neid asju, mis sa tahad ja toob rõõmu ja ära delegeerida need asjad, mida sa ei soovi teha ja sa tunned, et sa pead neid asju tegema. Reaalsus on see, et alguses, kui sa ettevõtte asutad, siis tegelikult rohkem on neid, ma pean neid asju tegema. Et näiteks raamatupidamine mõne inimese jaoks ei ole siuke, et ma tahaks hullult seda teha. Enamasti on see inimeste jaoks, ma pean seda tegema. Aga alustava ettevõtte jaoks on see üks nagu nüanss, mida võiks rahaliselt natukene nagu optimeerida alguses, et tekiks kasum. Väga täpselt õpetan ka teile seda, kuidas te saate seda teha võimalikult tasuta. Aga tegelikult eesmärk, kuhu te võiksite liikuda, ongi see ettevõtlusvabaduse poole kogu aeg. Siis on teie enda valik, kas liigute selle mõlema poole, tegelikult saate ka liikuda. Nad ei ole üksteist välistavad. Selleni, et 90% nendest tegevustest, mida te oma ettevõttes teete, te tõesti naudite. Ja teine on see, et ettevõte toimib ilma teieta ilusti. Et te saate reisida, teha mida iganes tahate. Ja finantsvabadus on ka üks mõiste, mis käib selle asjaga kokku, sellepärast, et on väga palju räägitud ka investeerimisest. Erinevad varaklassid on ju aktsiad, olete kuulnud, ühisrahastus on ju, laenud, ühisrahastus ongi laenud, kuld, korterid, kinnisvara, et sinna saab investeerida. Minu kogemus, ma olen aktsiatega natuke tegelenud, laenuteemat on ka natukene nagu kombanud, kinnisvaraga veel ei ole tegelenud, aga nii palju, kui ma olen nagu suhelnud, siis tegelikult kinnisvara üürimine on nagu suhteliselt ajamahukas. Tegelikult mina olen leidnud, et kõige parem investeering on iseenda ettevõttesse, sest see on väga äge investeering. Et juhul, kui sa naudid seda protsessi, kuhu sa liigud oma igapäeva, et see on väga äge investeering, et võtke seda kui investeeringut. Oma ettevõte on teie investeering tulevikku. Läbi selle teie inimesena kasvate kogu aeg ja teiselt poolt see garanteerib teile tulevikus mingi rahalise hüve. Ja kui isegi juhtub, et ei garanteeri, mis siis on, midagi hullu ei ole ju. Otsite uuesti ja otsite ja leiate. Et ettevõtlusvabadus ja finantsvabadus on siis need mõisted, millest ma tahtsin rääkida. Ja selle ploki video eesmärk ongi iseenda jaoks ära mõelda, mis on see mull, mida sa oled loonud ettevõtlusest, oma peas, ühiskonna väljast, mingite infokildude põhjal. Mis selles on tegelikult tõest? Ma usun, et päris vähe. Et see, mida mina räägin ettevõtlusest, seedige enda sees seda natukene ja mõtisklege, kuidas see suhestub teiega ja teie nägemusega ettevõtlusest. Ja mõtelge enda jaoks läbi, miks te tahate olla ettevõtja, mis on need väärtused, mis teid nagu nii-öelda kõnetavad ettevõtluses ja mis on need osad, mida te nagu ei, need ei ole teie jaoks, sest isegi need on väga head lähtepunkt meil pärast töötamiseks. Ja lõpetuseks, meil on 10 minutit aega, ma räägin enda loo, et natukene olen nii-öelda katkeid siia videosse juba pannud, aga räägin enda loo seoses ettevõtlusega. Et ma sündisin nii-öelda ettevõtjate perre, et see oli minu lapsepõlves täiesti igapäevane, sest tol ajal ma sündisin 83, nüüd te teate, kui vana ma olen. Aga ja siis, kui ma hakkasin mäletama mingi 7-8 aastaselt, siis
oli Eesti iseseisvumine ja siis toimus väga plahvatuslikult ettevõtluses asju Eestis. Ja loomulikult minu vanemad ka said osa sellest ja minu lähedasemad pereliikmed. Ettevõtlus on see keskkond, kus ma olen üles kasvanud ja väga varakult, kuna meil oli 2 toidukauplust, varakult ma veetsin aega juba seal toidukaupluses, alguses kaupa paika sättides suviti ja lõpetades müüja ametiga ja ka juhataja ametiga, ehk siis asendasin ema suvepuhkustel. Nii, ja täiesti loogilisena tunduski, mu teine kirg oli muidu tantsimine ja trenn ja selline treeneriamet. Ja siis ma tegelikult tahtsin hullult minna majandust õppima Tartu Ülikooli, kui ma keskkooli ära lõpetasin. Ma ei saanud tasuta sisse, aga ma ei olnud nõus maksma selle eest. Siis ma tegin loova lahenduse ettevõtlikule inimesele omaselt, et ma läksin hoopis kehakultuuri õppima, nii et ja sain siis 2 bakalaureuse kraadi, üks oli majandusteaduses ja teine siis kehakultuuris. Ja selle samal ajal, kui ma olin ka ülikoolis, siis ma ei ole selline teoreetiline tüüp. Mulle meeldib kõike praktikas ära teha. Ma olingi treener, katsetasin kohe kõik ära, mis ma õppisin. Ja teiselt poolt ma olin ka ettevõtja, ehk siis sama toidukauplusega tegelev ettevõte muutus minu ettevõtteks, mille ma uhkelt pankrotti lasin. Öeldakse tegelikult, et iga ettevõtja parim õppetund on läbikukkumine. Ma ei ütle, et tihti öeldakse, et kui sa uue auto saad või juhiload saad, siis ka kindlasti. Enne sa ei ole õige autojuht, kui sa ei tee ühte avariid, vaata. Et ettevõtlusega öeldakse täpselt samamoodi. Ma ei tea, kas see peab paika, aga ma arvan, et mingi kriisi te ikka nagu peate enda jaoks läbi elama, et see kasvatab teid tohutult. Ja minu mõnes mõttes elu parim kogemus oli see pankroti teema. Et siis ma õppisin reaalselt, mul oligi 2 bakatööd vaja kirjutada, mul mees ka lõpetas, nii et teda aitasin ka lõputöö kirjutamisel. Siis ma töötasin treenerina, olin juba noorsootöös ja siis oli see toidukauplus, mis siis läks pankrotti. Ja selle kõigega toime tulla on nagu, see oli 12 aastat tagasi, et see oli väga raske kogemus, aga see kasvatas mind tohutult, sest ma julgen öelda, et pärast seda ma väga ei karda mitte midagi. Ehk siis, kui inkassofirmad helistavad sulle pidevalt ja nõuavad raha, siis sa tead, et sul ei ole seda raha, eriti kui sa töötad veel mittetulundusühingus treenerina, et kus sa selle raha võtad, tahad toda ühingut ka nagu arendada ja et sa olid nagu suletud olukorras, et sul ei olnud nagu valikuvariante. Et aga kuidagi ma siplesin sellest olukorrast välja vähehaaval, vist ma arvan, kuskil aasta oli see aeg, kui ma nagu siplesin seal ja sain kõik rahad ära makstud, et ametlikult me pankrotti ei läinud, et see osaühing lihtsalt likvideeriti, et aga nii-öelda ma panin enda raha sinna alla ja oma lähedaste. Nii, aga see õpetas mind tohutult ja peale seda ma keskendusingi 3. sektorile. Et me pärast poole räägime ka, on erasektor, on avalik sektor, on 3. sektor. Erasektor on see, kus osaühingud ja ettevõtted tavaliselt tegutsevad. Avalik sektor on siis riik ja omavalitsused ja ministeeriumid. Aga 3. sektor on siis mittetulundusühingud ja sihtasutused. Ehk siis nende eesmärk ei ole kasumit teenida, aga see ei ole ka keelatud. Et see on see nüanss, mida ma räägin ka kindlasti teile ettevõtlusvormide poolel natukene teistmoodi kui teised ettevõtluskoolitajad. Kuna mul on endal kogemus olemas mittetulundusühingu arendamisel ja juhtimisel 15 aastat. Nii, et siis ma keskendusingi 3. sektorile ja juhtisin seda kui ettevõtet. Ja sain päris edukaks, sellepärast, et minu silmis vähemalt, et kui ma läksin sinna, oli pool kohta noorsootöötajat ja kui ma tulin ära, oli vist 15 töötajat.
ja vahepeal oli lausa 3 noortekeskust ühe asemel ja nii edasi, uued teenused tulid ja finantsiliselt päris hästi nagu toimis ka. Ja 2010 läksingi töötuna arvele. See oli kõige raskem, tead kellele või? Mu vanaemale, sest tol ajal oli ka moes käia lõhkiste teksadega, siis mu vanaema oli nii mures minu pärast, et miks ma olen töötu. Ma seletasin küll, et mul eesmärk ei ole nagu, et mul on kõik hästi, aga ma tahan seda ettevõtlustoetust saada, et mul muidu kõik hästi, et kõik on nagu okei, et ära muretse. Ei, siis kui ta nägi mu lõhkiseid teksaseid, siis andiski ükskord raha, et mine palun tüdrukusta endale terved püksid ka jalga, et nad nii vaesuses elas juba. Et aga minu jaoks oli väga põnev aeg, et miks ma ka Töötukassa töötutega väga kirglikult tegelen ongi sellepärast, et inimesed tegelikult ei julge ära kasutada seda võimalust, mida riik neile pakub. Et seal on tohutult palju ägedaid võimalusi, mida tuleb lihtsalt ära kasutada. Seepärast, et need on nagu maksumaksjana sulle loodud kasutamiseks. Et tihti ei kasutata, mõeldakse, mis mina. No. Aga nii ei saa elus. Tuleb ikka kasutada kõik võimalused ära, mida sulle pakutakse. Ja läbisin ettevõtluskoolituse ja kirjutasin äriplaani raamatupidamisest ja sain raha. Raamatupidamine oli mu kirg tegelikult ja on mõnes mõttes siiamaani. Et mulle meeldib raamatupidamine ja Töötukassa toel ma siis saingi sellega alustada. Ostsin arvuti, litsentsid, raudkapi, tulekindla seifi, kõik kontoriks vajalikud asjad selle raha eest ja hakkasin vaikselt kliente otsima. Praeguseks seesama ettevõtlik mõte OÜ on kasvanud siis, seal on praegu kuskil 50 klienti ja fookus on sellest aastast rohkem koolitustele. Sest raamatupidamine kui selline väga palju on muutunud võrreldes sellega, mis ta oli 2011 ja praegu. See on täiesti drastiline erinevus ja mulle sobib see suund, kuhu raamatupidamine läheb. Et ettevõtjana sa peadki kogu aeg olema valmis kohanema turuolukordadega ja arengutendentsidega. Et kuna IT-sektor areneb nii tohutult, siis oleks rumal mitte kasutada neid võimalusi. See on üks võimendi, mida sa saad oma ettevõtluses ära kasutada. Me ühes loengus räägime erinevatest võimenditest ka. Et see on tõesti üks võimendi, mida sa saad ära kasutada selleks, et oma ärimudel muuta kasumlikumaks. Ja nii olen minagi teinud, et kasutan ära erinevaid IT-lahendusi selleks, et mu teenus oleks parem, kiirem ja minu jaoks võtaks vähem aega. Et ma ei peaks tegelema igapäevaselt selle asjaga, mis ma pean tegema, vaid tegeleks selle asjaga, mida ma tahan teha. Ja programmid muudavad selle peab osa võimalikult väikseks minu jaoks. Nii. Selline lugu oli siis mina ja ettevõtlus. Nii et ütleme nii, et kui paljude inimeste jaoks, kes on kogu aeg töötaja rollis olnud, on väga hirmutav alguses mõelda, et nad võiks oma ettevõtte asutada. See tundub nagu õudukas. Siis minu jaoks on vastupidi. Et minu käest on küsitud, et mida sa tunned siis, kui inimesed räägivad, et nad lähevad esmaspäeval tööle. Siis mõtlesin, tunnen hirmu, sellepärast, et kohe kindlasti ei ole nõus mina minema kuskile nii-öelda tööle 8-5, sellepärast, et ma pean kuskil olema. See ei tähenda, et ma tööd ei teeks, aga ma teen siis, kui mulle meeldib ja ma teen selliseid asju palju efektiivsemalt, et asjad saaks tehtud. Et ma ei ole kunagi niimoodi, et ma lähen istun kuskil sellepärast, et ma pean seal olema. Mul on praeguses elurütmis ongi nii, et näiteks ootan last trennis, ta on trennis, ootan autos last, arvuti lahti, teen tööd. Kui mul on tuju, kui mul ei ole tuju, siis ma loen raamatut. Et hästi palju ma lähtungi sellest, et kui mul on tuju midagi teha, siis ma teen.
loomulikult ma olen väga kohusetundlik, et need asjad saaksid ka õigel ajal tehtud. Muidu raamatupidaja väga nagu edukas ei ole, kui tal ei ole seda kohusetunnet ja vastutustunnet. Aga samas ma lähtun ka väga palju sellest, milline mul hommikul tuju on. Et kui mul on tuju hommikul väga palju suhelda, siis ma otsin päeva jooksul neid võimalusi, et suhelda inimestega. Kui mul on hommikul tuju, et ma tahaks omas kapslis olla, oma kodus, diivani peal, teki all, kohvitass kõrval ja istuda rahulikult vaikuses või hea muusika taustal läpakas, siis ma organiseerin endale sellise päeva. Ja see on võimalik. Okei, 100% mõni päev ikka, sul on mingid kohtumised paigas ja sul on tuju hommikul teine. Aga siis ma tean, et järgmine päev ma pean urgunnima endale selle. Sest mu keha tegelikult ütleb, mis mul vaja on. Ja tänu sellele, et ma oma keha ja enda tujusid nii-öelda kuulan, tänu sellele ma olengi edukas, seepärast et mul on kogu aeg powerit. Inimesed imestavad, et kuidas mul nii palju energiat on ja kuidas ma jõuan nii palju asju ära teha. Aga sellepärast, et ma elangi iseendaga kogu aeg ja sellest rõõmust ma saangi juurde energiat, mida ma igapäevast tunnen. Nii, aga meie esimene loeng sai läbi ja kohtume juba järgmises loengus ja ma loodan, et oli põnev kuulamine. Kindlasti pane andmebaasi kirja kuupäev, kuna sa vaatasid seda videot ja see 1-2 asja, mida sa uut said teada. Sest minul on ka väga põnev siis saada tagasisidet, mis need uued asjad olid, mida teie siit loengust noppisite enda jaoks. Aitäh ja kohtumiseni!